Tere, olen Alar Allika ja selles tunnis ma räägin teile siis meeleelundkonna kodutöö vormistamisest, suguelundkonnast, kuidas teha Padleti ning kuidas saata e-kirja. Siis teile, mis on selle nädala ülesanne teil. Et sinu selle nädala ülesanne on siis teha meeleelundkonna kohta kokkuvõte õpikust siis lehekülg 48–53. Ja see kokkuvõte siis edastada minule alari@randverekool.edu.ee, kas see siis tuleb lingina, failina või mis iganes. Ühesõnaga, sinu ülesanne on siis tuua välja, millistest elunditest see elundkond koosneb, välja tuua silmad, kõrvad, nina, keel ja nahk, need on siis meeleelundid, mis asuvad meeleelundkonnas. Ja millised ülesanded siis sellel elundkonnal on ja mida täidavad just need samad siis meeleelundid, mis seal on, kuidas need meeleelundid töötavad. Nüüd näitangi sulle ära, et millisel viisil on sul siis võimalik seda teha. Näitan sulle siis suguelundkonna põhjal. Mina siis tegin Padleti sellise suguelundkonna kokkuvõtte. Et suguelundkond siis koosneb või on ainuke elundkond, mis on naisel ja mehel erinev. Ehk siis erinevad need sooti. Ja alustame siis meeste suguelunditest. Et meeste suguelundid on siis kusepõis, seemnejuha, munand, munandikott ning peenis. Munandikott asub siis siin ja munandikoti sees asub 2 munandit. Munandites siis hakkab umbes 15 eluaastast alates siis toimuma seemnerakkude valmimine. Seemnerakud ehk siis spermid on inimese kõige väiksemad rakud. Ja kuidas see siis toimub, et kui toimub seksuaalvahekord, et siis liigub siit munandi manustest seemnerakk edasi kusitisse, aga enne seda siis seemnepõiekestest ja eesnäärmest toodetud siis seemnenõre või seemnenõre moodustabki kokku sellise vedeliku, mida nimetatakse siis spermaks ja sperma siis väljub siit peenise kaudu. Ja muud otseselt ei olegi. Siin väike video siis teile selgitamaks, mis toimub. Mehe suguelundid jaotuvad välimisteks ja sisemisteks. Välimised on munandikott ja suguti. Sisemised aga munandid, munandimanused, seemnehad, seemnepõiekesed ja eesnääre. Munandikott jaguneb 2 osaks. Kumbki asub 1 munand. Suguti ülesanne on juhtida spermid naise tuppe. Ja nüüd räägime siis naissuguelundkonnast. Et naissuguelundkonda kuuluvad siis tupp, emakas, munajuha ja munasari. Munasarjas sündides juba poolvalminud munarakud. Munarakk on siis inimese keha kõige suurem rakk, et kui sperm oli siis inimese keha kõige väiksem rakk, siis naistel munarakk on inimese keha kõige suurem rakk. Ja 12–14 aastasel tüdrukutel küpseb siis iga 23–28 päeva järel 1 munarakk. See tähendab siis seda, et tüdrukud on jõudnud murdeikka. Et kui poisid jõuavad 15-aastaselt kuni 15, siis tüdrukutel hakkab murdeiga natukene varem. Ja siin munasarjas siis valmivadki munarakud ja munarakud siis valmivad iga 23–28 päeva järel ja munasarjas siis liigub edasi see
munajuhasse. Munajuhas on siis see munarakk 3–4 päeva. Nüüd selle aja jooksul peab toimuma siis seksuaalvahekord, kui soovitakse siis saada järglasi. Ja siin munajuhas siis peab või siia munajuhasse peab jõudma tuppe kaudu siis seemnevedelik ja siit siis seemnerakk. Ja siin munajuhas siis toimub munaraku viljastamine. Ehk siis seemneraku ja munaraku ühinemine. Kõige kiirem ja kõige tugevam siis seemnerakk jõuab siia. Kuna tegelikkuses naise tupes on väga selline happeline keskkond, siis siia jõuavad väga vähesed seemnerakud. Et kõige tugevamad on need, kes on siis võimelised selle munaraku viljastama. Ja kui munarakku siin munajuhas ei viljastata, siis toimubki iga 28 päeva tagant selline tsükkel, mida nimetatakse siis menstruatsiooniks, millega kaasneb siis tüdrukutel selline pisikene verejooks ja mis kestab siis 3–5 päeva. Ja üheks suguelundiks on siis tupp. Tuppe kaudu sisenevad siis seemnerakud naise kehasse ja väljuvad siis tuppe kaudu mitte viljastatud munarakud. Ja nii lihtne see ongi. See on lühidalt siis naiste ja meeste suguelundkond. Ja täpselt samasuguse sellise väikse ülevaate teete teie siis meeleelundite kohta. Et teie panete siis siia meeleelundid, silmad, kõrvad, nina, nahk, aine. Ja siis mis on mingi elundi ülesanne, kuidas see töötab lühidalt kirja. Kuidas täpselt teete, see ongi teie vaba valik. Aga siin näide on siis selline, tegin mina. Et kui te tahate sellist Padleti teha, siis kui sa lähed siia Padleti, paned Make a Padlet ja siis sa valid siit Select a Canvas ja paned sellele Padleti pealkirja meeleelundkond. Siia panen näiteks Olari Välika meeleelundite kokkuvõte. Miks siia Padleti on hea teha, on see, et siia saad 2 klikki, kirjutad meeleelundid ja nüüd panen siia nahk. Siis sa saad neid 2 omavahel ühendada. Paned siia kõrvale 3 täpi peale, paned Connect to a Post ja paned siia Connect nahk. Ja siis sa saad siia kirjutada selle naha alla ka teksti, et nahk on inimese kõige suurem elund. Punkt. Nii, siis panen naha ülesanne. Siis panen naha ehitus. Nii. Ja kirjeldan. Siia saan lisada pilti. Et valid siit upload näiteks. Panen pikka fail. No, pikka fail, mul ei ole nahka. Kuidas saada, paned nahk otsingusse, võtad images. Alati oleks mõistlik võtta settingutest või toolside alt usage rights ja siis ta paned või labeled for non-commercial reuse, see tähendab seda, et sa ei tee seda
siis ärilistel eesmärkidel, näed, saatsid pildi. Nii, panen save image to downloads ja tuli mulle download sidesse. Nüüd, mis ma siis teen? Võtan siit oma selle Padleti ja laen selle pildi enda arvutis siis siia Padleti. Ja tuleb pilt. Nii. Kui ma siia pildi peale vajutan, siis see läheb suureks. Kindlasti, no siin on hästi palju infot sellel pildil, aga põhimõtteliselt on siin ikkagi olulised asjad üle. Põhiline, et sa ise ka siis need asjad läbi vaataks. Nii, mis veel võimalused on Padletis, et sa võid siia lisada lingi, kui sa leiad näiteks mingisuguse video YouTube'ist, paneme YouTube. Ja paneme siia nahk. Nii, kas leiame midagi? Nii, nahk. Huvitav video. Tundub väga hea video. Võtame siit lõigu või selle lingi ja lisame selle lingi siia. Ja paneme salvesta. Ja ongi see video siin, vajutad selle peale. Ja lühidalt öeldes kõik, kui sa teed Padleti, aga ei pea tegema, võid teha õpiku põhjal endale paberile, teed pilti, saadad minule ja ongi ülesanne tehtud. Padleti mulle jagada, et siin on share nupp ja siit paned copy link to clipboard ja siis on sul see link olemas. Võtad lahti oma Gmaili. gmail.com ja kirjutad mulle emaili. Nii, compose. Paned Alari @randverekool.edu.ee pealkirjaks kokku või vabandust, meeleelundite kokkuvõte. Et siia Ctrl V või Command V ja tuleb see sama link siin. Ja sellega teed niimoodi, vajutad lingi peale ja siin on selline märk. Siis ta tuleb siia lingini. Ja ongi kõik. Paned send. Kui sul on vaja pilti lisada, paned insert photo, otsid arvutist üles selle pildi ja foto ilmub siia. Ja ongi kõik, et kirjutage, kui mingi mure on, alari@randverekool.edu.ee ja püüan teile vastata või kirjutage stuudiumis. Ja olge tublid. Kirjutamiseni.